Järvamaal asuva pisikese Vaoküla saun pidas juba 60. sünnipäeva ning sel puhul tuli külalisi nii lähedalt kui kaugelt. Ning üks eriti kauge külaline, kes ka vahva saunamaratoni kaasa tegi, oli jõuluvana. Kuidas siis nüüd siin kandis? No see aasta juhtus siis niimoodi, et kuna sauna ajalugu hakkab ju ikkagi Soomest, siis võtsime see aasta enda meeskonnaga ette teekonnaga Eestisse, et nautida Eesti saunakultuuri ja tundub, et jõudsime õigesse kohta, mis on täpselt Vaokülla. Kuidas siis sellel aastal saunad tundusid, et käisite ka ikkagi päris paljud läbi? Noh, meie jõudsime küll 6 käia, sest et 9 sauna oli, aga kuna jõuluvana rollis või jõuluvanana on ikkagi keeruline siin suvel ringi liikuda habemega, siis igal pool ei jõudnud nii kiiresti kui teised ja näed, ei jõudnud igasse sauna. Muidugi tuleb saunas käies teada ka, kuidas ja mismoodi anda esmaabi ning selleks oli kohale kutsutud ka kohalik pereõde. Mis need põhilised vigastused võib-olla saunas tekkima on? No võib libastuda ja libastumise tagajärjel võivad olla lihtsalt marrastused, raskemal juhul võivad olla ka luumurrud, mis seal salata üks kõige hullemaid asi, mis saunas võib juhtuda, on dehydratatsioon, et inimesed lähevad sauna ikkagi alkoholi joobes, joovad seal saunaski alkoholi ja see ei ole mitte hea. Vao külasaun on vastu pidanud 60 aastat, tänasel päeval siis vahva sünnipäev ka sellega seoses, et kuidas see õnnestunud on 60 aastat vastu pidada? Ega ongi ainult pealehakkamine, et see on jah, et tõsi, et igas külas oligi saun, et ega siis need pesemisvõimalused olid nii nadid, et kodudes ei olnud soe vett, et ainukene üks korralik pesu oligi saunas. Nüüd on aeg parem, boilerid kõigil kodus, soe vesi olemas, saunas käiakse, aga vähe. Inimestel on kiire, aga siin Vao külas seda sauna, võib öelda, et 60 aastat ongi see, mis annab seda jõudu, et seda ikka veel teha, sest see ajalugu on ju nii võimas, et ta on ühe koha peal 60 aastat ja siiamaani ta on seltskondade kokku saamise koht. Juba mitu aastat on alati sellel päeval, kui Vaos on sünnipäeva peab, ka saunaent vahva korraldatud, et mida see endast kujutab? Jällegi hea kogukondlik selline ettevõtlemine, et sõbrad saavad kokku, minugi sõbrad, keda ma võib-olla aasta otsa pole näinud, jälle tulevad siia, et nendega saab jälle kätt lüüa ja juttu ajada, et ega see ongi selline hea koht, kus saada sõpradega kokku, et enam ei ole niimoodi, et sa külaplatsi peal saad koos rääkida juttu, et nad kõik on mööda Eestit laiali, kes on mööda maailma laiali, aga kui see on saunajant siin külas, ütleme siin kogukonnas, siis nad tulevad koju, me näeme neid jälle. Kuivõrd tähtis on see, et külas oleks oma saun? Ei ole väga palju neid külasid, kus saunad oleks säilinud? Väga tähtis. Saun annab inimestele väga palju juurde ja inimesed tuleb juurde, kuna saun on olemas. Ja ega nagu aru võib saada, ega see ei ole ju pelgalt saun, kus käiakse pesemas. Jah, pesetagi ja tehakse muud ka. Ajalooliselt 4000 aastat tagasi tehti esimene saun Soomes. Aga Eestis on olnud ka paar tuhat aastat juba ja näed, vaata kui mõnus. Tegelikult need eestlased tegidki soomlastele. See variant on olemas muidu.